Täna jätkame siis meeleparanduse viljaga ja arvatavasti lõpetame selle teema ja kogu selle viljade teema siis tänasega katsume lõpetada. Ja täna on niisugune oluline teema nagu lisaks viljadele, mis siis lõpupoole välja toon, on andestuse teema. Üks väga oluline. Ja lähme kohe alustame siit Markuse, tuleb välja ilusti. Nii, Markuse 11 peatükk ja 24 kuni 26 salm. Ma võtsin laiendatud tõlkes selle. Seepärast ma ütlen teile, mida te iganes palves palute, kooskõlas Jumala tahtega. Uskuge kindlas usalduses, et te olete selle saanud ja see antakse teile. Kui te palvetate ja seisate, siis kui teil on midagi kellegi vastu, siis andke talle andeks. Jätke see kõrvale, laske sel minna, et teie isa, kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised ja pahateod nii tema ja teiste vastu. Aga kui te ei andesta, siis ei anna ka teie isa, kes on taevas, teie üleastumise andeks, ütleb 26. salm. Matteuse 6, 14 kuni 15, jällegi laiendatud tõlkes. Matteuse 6, 14 kuni 15 ütleb, sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, nende hoolimatud ja tahtlikud patud, siis annab teie taevane isa ka teile andeks. Aga kui te teistele ei andesta ja oma valu ja viha õhutate, mille tagajärjel saab häiritud teie suhe Jumalaga, siis ei anna teie isa teie eksimusi andeks. Luuka 6.37, laiendatud tõlkes jällegi. Ärge mõistke kohut teiste üle, ennast täis olles ja end õigeks mõistvalt, ja teie üle ei mõisteta kohut. Ärge mõistke hukka teisi, kui olete ise süüdi ega ole meelt parandanud, ja teid ei mõisteta hukka teie silmakirjalikkuse pärast. Andke andeks teistele, kui nad tõeliselt kahetsevad ja muutuvad, ja teile antakse andeks, kui te tõeliselt kahetsete ja muutute. Kui paljud kristlased tahaksid, et isa Jumal annaks neile andeks sama mõõdu järgi, nagu nemad ise andeks annavad. Aga nii see toimub. Et see, või kuidas meie andestame teistele või kuidas me siis vabaks teisi laseme või siis ka üles tõstame, on see viis, kuidas meile andestatakse. Tahan rääkida ühe loo, see on siin läbi käinud see lugu, aga see on siis John Bevere raamatust võetud lugu ühest Filipiinide pastorist, et ma natukene põhjalikumalt räägin, et see lugu on läbi käinud, on see lugu, kuidas Filipiinide pastor, Jumal kutsus ta oma teenistusse, aga ta eiras Jumala kutset. Ta seisis vastu selle pärast, et ta oli edukas ettevõtja ja teenis suuri summasid. Aga see sõnakuulmatus maksis kätte talle ühel päeval ja ta viidi haiglasse, kuna ta sai infarkti. Ja operatsioonilaual ta suri ja ta kohtus Jeesusega, aga mitte taevas, vaid selles mõttes ta jõudis küll sinna, aga ta ei läinud taevaväravatest läbi. Ta oli enne taevaväravaid, Jeesus tuli sinna, et tegeleda temaga selle sõnakuulmatuse pärast. Ja ta rääkis sellest sõnakuulmatusest ja mees anus Jeesust, et ta saaks ajapikendust, et ta saaks veel ühe võimaluse ja ta kindlasti teeniks Jumalat. Nii ta ütles ja Jeesus ütles hästi, ma annan sulle võimaluse, ma annan sulle ajapikendust. Aga enne kui ta kehasse tagasi saadeti, nägi mees nägemust põrgust, kus ta nägi oma naise ema,
ja ta küsis Jeesuselt ja oli imestunud, miks see naine seal on, ta on päästepalve lugenud, ta on koguduses, ta käis koguduses ja ta pidas kristlaseks ennast, miks ta siin on? Siis Jeesus vastas ja ütles, et ta keeldus ühele oma sugulasele andestamast. Kuna ta ei andestanud teisele, siis ei saanud ka temale andestada. Olevat Jeesuse vastus olnud. Üks teine lugu on see, kus John Bevere oma naisega Indoneesias oli ühte sarja, koosolekute sarja pidamas ja tõenäoliselt kuskil nädal aega ja siis 10 koosolekut umbes. Ja seal oli üks naine, kes siis nädala lõpus tuli Johni juurde ja ütles, et miks ei ole mina Jumala ligiolu mitte kunagi kogenud. Ma olen käinud kõik koosolekud siin ära, ma olen väga hoolega kuulanud, ma olen ees käinud meelt parandamas. Miks ma ei ole kogenud Jumala ligiolu? Ja John Bevere siis otsustas, et hästi, palvetame su eest, et sa täituksid püha vaimuga. Ta hakkas palvetama ja ta ei kogenud mitte mingit Jumala ligiolu. Aga Jumal tema vaimus ütles talle, selle naisel on andestamatus. Ta ei ole andestanud oma abikaasale. Ja kui ta selle välja ütles sellele naisele, siis ta ütles jah, tõesti, ma ei ole. Tolle naise abikaas oli surnud selleks hetkeks. Ja kui too naine siis rääkis, sest John ütles inimlikult, ta sai aru, sest need olid kohutavad asjad, mis see mees oli naisele teinud ja ta sai aru, miks ta ei olnud võimeline andestama. Aga Jumal oli öelnud, et sa pead ütlema, et ta peab andestama. Sest kui me tahame Jumala käest midagi saada, siis me peame olema andestanud teistele. Ja naine andestas mitte omas jõus, vaid Jumala armu läbi. Ja John Bevere siis juhtis ta palvesse, kus naine esmalt palus andeks Jumala käest selle, et ta oli andestamatuses olnud, et ta ei olnud andestanud oma abikaasale. Ja siis ta läbi selle usu, läbi Jumala armu andestas oma abikaasale, kes oli surnud küll tol hetkel juba. Ja ta ütles sel hetkel, ta pisarad hakkasid voolama, ta täitus püha vaimuga ja ta naeris ja nuttis. Ja kui tema perekond pärast nägi, ta ütles, et nad ei ole elus näinud oma ema naermas või nutmas. Et siis see soojus, mis temast hakkas välja õhkama ja ta ütles, et hakkas kogema Jumala ligiolu sellel hetkel. Jeesus õpetab, kuidas ära leppida vennaga, kes on meid pahandanud. See on Matteuse evangeeliumis ja 18 peatükk. Ma olen selle võtnud laiendatud tõlkes. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab 7 korrast? See on nagu väike remark, et Peetrus oli väga suuremeelne ja arvas, et 7 korda on väga palju. Jeesus vastas talle, ma ütlen sulle mitte kuni 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Ehk teisisõnu, meil on andestada nii nagu Jumal andestab ilma piirideta. Ja Jeesus rääkis nüüd ühe loo nendele jüngritele, et nad sellest paremini aru saaksid. Ja see jätkub 23. salmis. Siin on mul King Jamesi tõlge vahepeal. Ja ta rääkis sellise loo tähendamissõnana. Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arveid teha. Ja kui ta hakkas arvet pidama, toodi tema juurde üks, kes oli talle võlgu 10 000 talenti. Nii ütlen, et talent on kaaluühik, millega mõõdeti kulda, hõbedat, teisi metalle ja muid kaupu. Et siis siin tähendamisloos talent tähendas võla suurust, mille sulane oli võlgu kuningale. Üks talent, kuskil seal oli, ühes tõlkes oli väidetud, et see on umbes 34 kilo, aga ma võtsin siis ka John Bevere raamatust, ma eeldan, et tal on õiged andmed seal, usaldades neid andmeid, et siis 10 000 talenti, see on kaaluühik, et see peaks võrduma umbes 375 tonni
kulda, kui me räägime kullast, et ta võis olla võlgu 375 tonni kulda ühele sulasele, see on päris suur võlg, et kui me nüüd, ma teisendasin selle dollaritest eurodeks, see on 4,2 miljardit eurot oli siis sulane oma kuningale võlgu. Kui me räägime hõbedast, siis 1 talent hõbedat on umbes 15 aastat tööd. Et sa saad 1 talendi hõbeda tasuda, kullas siis rohkem veel. Ehk siis teisisõnu see summa oli mõeldamatu, et ära tasuda kuningale. 25 salm ütleb, aga kuna tal polnud maksta, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis langes sulane maha, kummardas teda ja ütles, issand, ole minuga kannatlik ja ma maksan sulle kõik. Ta lubas maksta, kuigi see on mõeldamatu. Siis isand tal hakkas sellest sulasest hale ja ta lasi ta lahti ning andis talle võla andeks. Andis talle võla andeks. Kui kellelegi tehakse ülekohut, siis tekib võlg ja andestamine on siis selle võla tasumine justkui. Et kuningas siin on Jumal isa ja sulane on siis tema laps. Ja tollel oli võimatu seda võlga maksta, sest meie üleastumine Jumala vastu oli tohutu. Me ei saanud ise seda võlga maksta. Meie poolest oleks see jäänud tasumata, kui Jeesust ei oleks, siis oleks meie poolest see võlg jäänud tasumata. Sest meil siis kingiti pääste, meile kingiti meie võlg, milleks siis on pääste. 28 salm. Aga seesama sulane läks välja ja leidis ühe oma kaassulase, kes oli temale võlgu 100 teenarit. Ja ta pistis käed tema külge, kägistas teda ja ütles, maksa oma võlg. Ja tema kaassulane langes maha ta jalg ette, palus teda ja ütles, ole minuga kannatlik ja ma maksan sulle kõik. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ja heitis ta vangi, kuni ta oma võla ära maksab. Üks teenar võrdus ligikaudu töölise päevapalgaga. Seda 100 teenarit on siis 100 päeva palk, mis on umbes 3 aasta palka. Ütleme, võib-olla ajastud on erinevad, eks ju, ja maksu, need palgasuurused erinevad, aga võiksime umbkaudu võib-olla rääkida 4000 eurost kuskil. Keskelt läbi on sellised arvutused. See on suur raha, kui see meile võlgu ollakse. Aga tuleb arvestada, et see sama sulane sai andeks just kustutati 4,2 miljardit ja ta läks oma kaassulase juurde ja nõudis, ütleme, 4000. Eks ju, sellise võla, et see tähendab, keegi tegelikult võis meid kohelda valesti, ülekohtuselt teha meile halba. Aga kui me mõtleme, mida meie oleme andeks saanud, millise võla meie ise oleme andeks saanud selle tõttu, mida Jeesus meie eest on teinud, et meile tegelikult oleks võinud olla see, et me lähme põrgusse, me lähme tulejärve. Meile ei kuulu päästet, aga Jeesus andis, kustutas meie enda võla, pani ristipuule need süüdistused, mis meie kohta kehtisid. Kõik selle võttis ja ütles, hästi, te olete puhtad, minu vere läbi te olete puhtad, teil on andeks antud see võlg, mida te ei suuda ise tasuda. Ja kui me mõistame seda, millest meid tegelikult on vabastatud, siis see, et me oleme need sulased, kellele Jumal on andeks andnud ja need kaassulased, kes meile on võib-olla võlgu kuskil 4000. Et kui me saame aru, mis meil on andeks antud, siis meil ei ole raske andeks anda sellele, kes meil on tegelikult selles mastaabis niivõrd vähe võlgu. Kas ei ole mitte nii? Et Jumal on päästnud meid oma armastuse läbi ja andnud meile andeks tohutu suure võla. Ja kui me seda meeles hoiame, siis ei ole meil raske andestada oma kaasõdedele ja vendadele. 31 salm jätkab. Kui ta kaassulased nägid, mis oli sündinud, said nad väga kurvaks ja tulid ning jutustasid oma isandale kõik, mis oli sündinud. Siis kutsus isand ta enese juurde ja ütles talle,
sa tige sulane, ma andsin sulle kogu selle võla andeks, sest sa palusid mind. Kas sina ei oleks pidanud ka oma kaassulase peale halastama, nagu mina sinu peale halastasin? Ta räägib siin usklikest. Ehk siis selle mehe võlg, mis andeks anti, ongi pääste. Ja ta räägib siin ka kaassulastest, ehk siis meie kaasõdedest ja vendadest. Kusjuures selles loos pani mind hoopis mõtlema veel üks asi, mida ma ei olnud siit varem välja tulnud, ma mõtlesin seda, et ma täna lugesin seda üle. On see, et kaassulased nägid seda kohtlemist, mida üks sulane tegi teisele. Kaassulased nägid ja mis nad muutusid? Kurvaks. Nad ei hakanud ise sekkuma, kelle juurde nad läksid. Nad läksid tegelikult Jumala juurde ja ütlesid, Jumal, tegele selle olukorraga. See ei olnud see, et nemad hakkasid ise sekkuma või kohut mõistma. Mingilgi määral nad ei mõistnud kohut, nad ei mõistnud hukka, nad ei süüdistanud, see ei olnud nende rida. Aga nad muutusid kurvaks ja läksid Jumala ette selle asja pärast. Ja see oli see, mis mind kõnetas, et see on see, kuidas me ka käitume. Me ei pea mitte kedagi hukka mõistma, aga me saame palves hoida Jumala ees olukordi, mis on võib-olla kellegi teise jaoks keerulised. Ja edasi on usklike saatus, sest ta räägib sulastest ja kaassulastest, ehk siis kristlastest ja nende õdedest vendadest, kes keelduvad üksteisele andeks andmast. 34 salm ütleb, ja ta isand sai vihaseks ja andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab kõik, mis tal oli võlgu. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui ta igaüks oma vennale südamest ei andesta tema eksimusi. Et siin on 3 olulist punkti. Halastamatu sulane anti piinajate kätte, teiseks ta peab maksma oma kunagise võla ja Jumal isa teeb sama iga usklikuga, kes ei andesta oma venna eksimust. Ehk siis see halastamatu sulane anti piinajate kätte, et siin oli Websteri sõnaraamat defineerib piinamist kui kehalist või hingelist agooniat või tugevat valu tekitamist karistamise, sundimise või sadistliku naudingu saamise eesmärgil. Et selle piinamise eestvedajad on siis teemonlikud vaimud. Et inimene ei saa terveks ega vabaks, kui ta ei ole oma südames andeks andnud, et see on hästi oluline teema, andestamise teema. Ja see hõlmab mitte ainult teistele andestamist, vaid ka iseendale andestamist. Ta peab maksma oma kunagise võla. Ehk tegelikult meie puhul võrdub see nõudmisega, et me tasuksime Jeesuse poolt Golgatal makstud võla. Ehk me kaotaksime oma pääste. Living Bible ütleb 2. Peetruse 2:20 ja 21. Ja kui keegi on põgenenud maailma kurjadest viisidest, õppides tundma meie issandat ja päästjat Jeesust Kristust ja siis satub pattu ning jääb jälle selle orjaks, siis on ta halvemas seisus kui enne. Parem oleks tal olnud, et ta poleks Kristusest midagi kuulnud, kui et ta on temast õppinud ja seejärel pöörab selja pühadele käskudele, mis talle on antud. Ehk siis see räägib inimesest, kes on päästetud olnud ja ta takerdub uuesti patuvõrku sedasi, et ta ei pöördu enam tagasi Jumala juurde. Selleks võib olla ka andestamatus. Ja ta jääb sellele alla, ehk siis see ongi see, et ta ei pöördu tagasi Jumala juurde, ta ei paranda oma meelt sellest eksimusest. Ja ta ütleb siin, et parem on, kui ta ei oleks seda õiguse teed tundnud. Päästeteed. See on sellele inimesele parem. Nii et kasulik on parandada meelt asjadest, mis me teame, mis on valed, pöörduda Jumala juurde ja kahetseda. Nii, ma vaatan, kas ma olen ühe kirjakoha vahele jätnud. No tundub nii. Aga ma loen siis ise. Juuda salmid, loen 10. salmist, see on Living Bible, ma loen Living Bible, ma olen unustanud slaidile panna selle.
aga ma loen Juuda siis 10. salmist on niimoodi. Aga need mehed pilkavad ja näevad kõike, millest nad aru ei saa ja teevad nagu loomad, mida iganes nad ihkavad ja rikuvad sellega oma hinge. Häda neile, sest nad järgivad Kaini eeskuju, kes tappis oma venna ja nagu Bileam teevad nad raha nimel kõike. Ja nagu Korah on nad Jumalale sõnakuulmatud ja surevad tema needuse all. 12. salm. Kui need mehed teiega koguduse armastus söömaaegadel kaasa tulevad, on nad teie seas, nad ise on teie seas laimujutud, naeravad ja lobisevad, õgivad ja täidavad end täis, teistest hoolimata. Nad on nagu pilved, mis tunglevad kuiva maa kohal, ilma vihma andmata. Tõotavad palju, aga ei anna midagi. Nad on nagu viljapuud, mis ei anna vilja korjamise ajal. Nad pole mitte ainult surnud, vaid kahekordselt surnud, sest nad on juurtega välja kistud põletamiseks. Ja 13. salm, nad jätavad endast maha vaid häbi ja teotuse, nagu metsikute lainede jäetud räpane vahtrannale. Nad uitavad ringi, ja kui huvitavalt ta ütleb, nad uitavad ringi särades nagu tähed. Särades nagu tähed väliselt. Aga nende ees on igavene pimedus ja süngus, mille Jumal on neile valmistanud. Ja laiendatud tõlge ütleb nende kohta, nad on peidetud karid. Väliselt säravad, väliselt on õige, aga südames on kibedus, südames on nagu Kainil, oli see uhkus, andestamatus või ahnus nagu Bileamil, nagu ta siin loetleb. See, mis südames on, mida sa välja ei näe. Aga väljaspoolt on kõik head, nad on meie seas. Ja miks nad on nagu peidetud karid, suurt ohtu kujutavad elemendid teistele. Sest nad toodavad teistsugust vilja, mis vaja oleks, eks ju. Nad võivad särada nagu tähed. Ehk me näeme just, kui asi on õige, aga asi ei ole õige. Me südames ei ole õige. Sest Matteuse 7 peatükk 21-23 salm ütleb, mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, ei saa taevariiki, saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole kunagi tundnud, minge ära minu juurest te ülekohtu tegijad, kes olid need ülekohtu tegijad, eelmine kord vaatasime, need on need, kes seadust rikuvad, seadusetud, Jumala sõna rikuvad. 1. Korintuse 8.3 ütleb, keda Jeesus tunneb, keda Jumal tunneb, sest Jeesus ütles, ma ei ole teid kunagi tundnud. 1. Korintuse 8.3 ütleb, aga kui keegi armastab Jumalat aukartuse, kuulekuse ja tänulikkusega, siis on Jumal ta ära tundnud. Jumal on sellise inimese ära tundnud, kes Jumalat armastab. Aukartuse, kuulekuse ja tänulikkusega, aga Jumala armastamine on tema käskude pidamine. Siis on Jumal ta ära tundnud kui enda oma ja on väga armastatud. See inimene on väga armastatud. Aga siin eelmises Matteuse 7, need inimesed tundsid isandat ja tegid tema nimel imesid. Nii et keda Jeesus tunneb? Seda, kes armastab Jumalat. Ja mõni võib öelda, et ma armastan Jumalat, aga ma ei armasta lihtsalt seda õde või venda, kes tegi ülekohut minu vastu. Aga Piibel ütleb, et see inimene on petetud, kes ütleb, et ma armastan Jumalat, aga ma ei armasta oma õde või venda Kristuses. See inimene on petetud ega armasta ka Jumalat. Sest on kirjutatud, kui keegi ütleb, et ta armastab Jumalat, aga vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, ei armasta ka oma Jumalat. See oli 1. Johannese 4.20, kui keegi ütleb, ma armastan Jumalat, aga vihkab oma venda, siis ta on valetaja, sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, see ei saa armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud.
ja petetu usub kogu südamest, et tal on õigus. Petetu ei saa mitte kunagi aru, et tema on petetud. Ta arvab, et tal on õigus. Aga kes keeldub alistumast Jumala sõnale, petab oma südant ja petab ennast. Ja siin on päris huvitavalt välja toodud Matteuse, ma vaatan, 22, Matteuse 7:22, paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurja vaime välja ajanud. Ja tema tunnistab, ma ei ole teid kunagi tundnud. Ta ütleb, neid on palju. Matteuse 24:10, mul on siin laiendatud tõlge, mis ütleb, sel ajal paljud pahanduvad ehk solvuvad ja tõrguvad oma osaduse pärast minuga ning taganevad sellest, keda nad peaksid usaldama ja reedavad üksteist, andes usklikud tagakiusajate kätte ja vihkavad üksteist. Ja see läks siit edasi ja ta ütles veel, et paljude armastus jaheneb. Ta läks siit edasi mingi 11-12 salm, mida ma välja ei toonud. Et siin on toodud välja see, et ta ütleb paljudele taganege, siis ta ütleb, paljud pahanduvad, paljude armastus jaheneb, paljud taganevad. Et võib-olla on see, et üks osa mõlemast rühmast kattub, need, kellele Jeesus ütleb, ma ei ole teid kunagi tundnud, ja need, kes pahanduvad. Et need võivad olla osalt ühed ja samad inimesed, see on see mõte. Et paljud pahanduvad, solvuvad, vihastuvad, neil on andestamatus ja see sama üks osa vähemalt nendest inimestest võib olla see, kellele Jeesus ühel päeval ütleb, taganege, ma ei ole teid tundnud. Olenemata sellest, et mingil hetkel on nad teeninud teda. Sest siit see 3. punkt on see, et Jumal isa teeb seda igale usklikule, kes keeldub südamest andestamast. Sest Jumal oma sõnas ütleb seda, mida ta mõtleb. Ja meie leiame oma andestamatusele tihti igasuguseid õigustusi. Peame seda võib-olla väiksemaks patuks kui valetamist, alkoholismi, mõrva, varastamist. Me peame seda nõrkuseks või väiksemaks patuks, aga samas kui Jumal ütleb, et need ei saa taevariiki näha, need on need lihateod ja ka andestamatus, need ei saa näha taevariiki, need, kes ei andesta. Sest see on samasugune patt, see on samasugune sõnakuulmatus Jumalale. Et see võib tunduda hästi niisugune karm, aga samas meil on võimalus kuulata seda Jumala sõna, sest praegult on meil armuaeg, see on nagu John Bevere välja toob, et see on nagu armastuse sõnum tegelikult, see tundub hästi karm ja niisugune jutt, aga samas on see nagu Jumala armastus. See on see, et Jumal ütleb, et teil on võimalik pöörduda ükskõik, mis on valesti, ükskõik, mis on sõnakuulmatus, ükskõik, kelle südames on andestamatus. Praegult on see aeg, kus saab oma asjad korda teha. See on pigem Jumala armastuse sõnum, mis tuleb küll võib-olla natukene nagu karmilt võib esile tulla, aga pigem on praegult see, et me kuulame seda, mida Jumal õpetab oma pühavaimu läbi, et me teeme oma südamed korda, et me ühel päeval ei peaks kuulma seda, et tagane minust, see ülekohtu tegija. Et seda on karm kuulda või seda oleks karm kuulda. Luuka 3:8 ütleb, seepärast kandke õiget meeleparanduse vilja. Kuidas kannab meeleparandus vilja? Meeleparandus kannab vilja siis, kui see on muutunud meie elustiiliks. Kui sellest lihtsast meeleparanduse palvest on välja koorunud tõeline pöördumine sellest eksimusest, sellest, millest meelt parandatakse. Ehk see ei ole nagu niisugune ühekordne kergenduspalve, et võib-olla leevendada neid võimalikke tagajärgi või mis justkui selle patus elamine võib tuua, vaid see on tõesti südamepöördumine, hoiaku pöördumine, see, et ma võtan selle nagu enda osaks, teen oma elustiili osaks. Ja meeleparanduse töö ei ole täiuslik enne, kui on avaldunud õigsuse vili.
seega meeleparanduse palve on alles algus, selle teekonna algus. Paulus sõitles korintlasi oma esimeses kirjas nende lihalikkuse pärast. Ta kirjutas neile niisuguse süüdimõistva kirja ja see viis korintlased meeleparandusele. Me vaatasime, et nad kurvastusid siis Jumala meele järgi. Ja teises kirjas siis 2. Korintlaste 7, 8-11. Vaatame siis, mis see kaasa tõi, et Paulus oli kirjutanud neile niisuguse karmi kirja oma nende tegude ja nende pärast, mis nad seal tegid ja korda saatsid ja mis vilja see siis kandis. 2. Korintuse 7, 8-11 on kirjas see vili, mis esile nendes inimestes tuli. Sest kuigi ma teid kirjaga kurvastasin, ei kahetse ma seda. Ja kui ma kahetsesingi, ma näen, et see kiri on teid ikkagi mõneks ajaks kurvastanud, siis nüüd ma rõõmustan. Ma ei rõõmusta, et teie kurvastasite, vaid et te kurvastasite meeleparanduseks. Te olete ju Jumalale meelepäraselt kurvastanud, nii et meie ei ole teile millegagi kahju teinud. Jah, Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta. Maailma kurvastus toob aga surma, sest vaadake, millise innukuse on teist tekitanud just see, et te Jumalale meelepäraselt kurvastasite. Millise kaitsekõne, millise meelepaha, millise kartuse, millise igatsuse, millise innu, millise karistuse. Teie olete end kõigiti näidanud puhtana selles asjas. Ma toon välja 10. ja 11. salmi King Jamesi tõlkes, sest Jumala kartlik kurbus saavutab meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta, aga maailma kurbus saavutab surma. Ja nüüd ta räägib viljadest. 11. salm, sest vaadake, kui suurt hoolikust on teist tekitanud teie kurbus Jumala kartliku meele järgi. See on esimene vili. Ja millise enese puhastamise on teine vili. Ja millise pahameele on kolmas vili. Ja millise himu ja millise iha ja millise innu ja millise kättemaksu te olete kõigest tõestanud või ka tunnistanud, et olete selles asjas puhtad. Ma loen selle 11. salmi TPT tõlkes. Kas te ei näe head vilja? Mul siin ei ole. Kas te ei näe head vilja, mis on teie patukahetsuse tõttu Jumala kavatsuste kohaselt tulnud? Nüüd olete innukad tegema seda, mis on õige. Mõelge, millist meelepaha see juhtunu pärast tundsid ja kui ehmunuks te muutusite. Millise püha igatsuse see äratas, millise kire Jumala vastu ja kui valmis te olite rikkujale õiglust tooma. Teie vastus on tõestanud, et olete selles asjas süüst vaba. Nii, siin on 7 meeleparanduse vilja. Oleme rääkinud siin meeleparanduse viljast, nüüd siin 2. Korintuse 7.11 on 7 meeleparanduse vilja, mis iseloomustavad usklikku, kes on tuline ja mitte leige. Ja vaatame siis neid vilju natukene lähemalt. Aga sageli püütakse siis elada tegelikult nagu 2 maailmas. Miks on see, et mitte meie, vaid ma ütlen, et võib-olla mõned kristlased üritavad elada, et kes ei ole nii innukad tulised Jumala järgi, siis mis neid takistab? Ongi see, et kui me elame 2 maailmas, lihamaailmas ja vaimumaailmas, siis lihamaailm kustutab selle vaimumaailma tule, nagu kui meil ongi see tuli, eks, siis me oleme leiged. Aga mis on see tõeline meeleparanduse vili, nii nagu ma oleme rääkinud, mis on see, mis Luuka peatükk ütleb, et tooge esile see õige meeleparanduse vili. Nii, vaatame põgusalt neid 7 vilja. Ehk siis hool või siis hoolikus, ka ettevaatlikkus,
tõsidus, tõsine hoolikus, usinus ja edasi püüdlikkus. Kreeka keeles see sõna, mis viitab sellele hoolikusele, tähendab uuring. Ehk tegelikult ma uurin ennast, oma südame olukorda, mis olukorras ma olen, kus on minu vaimne kasv, mis on minu südame olukord. Kui mu süda on keskendunud, siis ma olen hoolas, ma olen hoolikas, ma olen valvas. Ma olen ka Jumala asjades edasipüüdlik. Ma keskendun vaimsele kasvule, edasipüüdlikkusele. Siin Hebra 11.6 ütleb, kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda hoolega otsivad või kes teda innuga otsivad. Et see ongi see, et kui ma parandan meelt, siis üks viljadest ongi see, et ma olen hoolikas enda südame asjade, vaimsete asjade suhtes. Ma otsin Jumalat hoolikalt ja hoolega. Ja ta ütleb ka, ärge kunagi jääge ilma innukusest ja sihikindlusest, vaid olge vaimust põlevad ja leegitsege issandat teenides, Rooma 11.12. Et see on üks viljadest, tuleb minu hoolikus, tuleks esile, minu usinus Jumala asjade järgi. Ja see hoolikus ja innukus on see, kuidas me suhtume vaimsetesse asjadesse, Jumala asjadesse, tema riigi töösse. On samamoodi. Ja see on ka see, et ma ei rahusta oma südant maha, kui mu süda mind hukka mõistab mingis asjas. Kui ta annab märku, et kuskil on midagi vaja parandada, siis ma ei hakka mõtlema ja ei vaigistuma südant, et kõik on hästi. Pole minuga nii hull midagi. Vaata, teised on hullemas olukorras. Ma olen hästi, ma olen isegi tubli. Et see tähendab ka seda, et ma ei vaigista oma südant maha, kui ta annab mulle millekski märku. Ehk ma hoolega jälgin seda, kus ma oma vaimses kasvus olen. Teine oli enese puhastamine. Eesti keele tõlk ütleb vabandamine. Ja kreeka keeles ütles ka vabandus. Paljud elavad süükoormal, aga Jeesus on meid vabastanud patusüüst. Kui meeleparandus on ehtne, siis see toob esile ka südametunnistuse puhastumise. Ma puhastan ennast. Ma tahan taastada, see on see, mida ma tahan taastada osadust Jumala isaga. See on minu igatsus, et mitte midagi ei oleks minu ja Jumala vahel, et minu õigus temaga saaks taastatud. Jeesus on andnud mulle oma õiguse ja see on see vili, ma tahan, et minu ja isa vahel oleks kõik õige, kõik oleks hästi. Mida see veel eeldab? Alandlikkust. Seda, et ma julgen tunnistada, et ma olen eksinud Jumala ees ja vajalusel ka inimeste ees, kelle vastu ma olen eksinud. Et ma ei õigusta mitte oma tegu, vaid ma olen alandlik ja tunnistan. Ja ma leian Jumala ees õigeks mõistmist. Ma tean seda, et ma leian, sest et 1. Johannes 1.9 ütleb, kui me oma patud tunnistame, on ta ustav ja õige ja annab meile patud andeks. Ja sellist puhastamist ei ole mitte mingil muul viisil võimalik saavutada, see enese puhastamist, kui läbi tõelise meeleparanduse, et ma lähen pöördun Jumala juurde. Ja tahan taastada seda osadust isaga. Pahameel oli mul ka siin, õige. Pahameel on siis kolmas hool, enese puhastamine ja pahameel, ehk meeleparandus toob kaasa patu vihkamise. See pahameel patu vastu või nördimus selle pärast, et ma sooritasin mingisuguse väärteo Jumala vastu. Et ma tunnen, see on see pahameel patu vastu, sellepärast, et ka Hebra 1.9 me eelmine kord vaatasime, et sa armastad õigsust ja vihkad ülekohut, sellepärast on Jumal, sinu Jumal sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. Et me tihti armastame õigust, me armastame seda õigsuse poolt, aga me ei vihka pattu. Et need käivad käsikäes. Ma armastan õigust ja vihkan pattu. Et see on isegi see, et miks võidmine mõnikord väike võib olla, on see, et me ei vihka ülekohut, me ei vihka pattu. Me küll armastame õigust, mis on õige, aga see on ka see pool, et ma vihkan seda ülekohut, ma vihkan seda pattu, mis mind eraldab Jumalast, mis mind teeb ülekohtu tegijaks. Ja rõõm voolab, võitmine voolab.
nii nagu ta ütleb, ta on võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi ja 2 põhjusel, sest sa armastad õigust ja vihkad ülekohut. Järgmine meeleparanduse vili on kartus. Pühitsus saab täielikuks Jumala kartuses. Jehova kartus on kurja vihkamine. Ma vihkan kõrkust ja ülbust õpetussõnades, pahu eluviise ja Jehova kartus on tarkuse algus. Et see, et mul tekib aukartus Jumala ees, selle eest, mida tema minu jaoks teinud, mida Jeesus tegi minu eest. Et ma ei soosi sellist teadlikku patus elamist, sellepärast, et Jeesuselt võttis see kõik, et minu patt enda peale võtta. Et mina ei peaks minema põrgusse, et mina ei peaks minema tulejärve, et minul võiks olla osadus isaga, tema maksis kõik, tema maksis täieliku hinna ja mul ongi aukartus selle ees. Ja läbi selle Jumala kartuse toimub pühitsus. Nii, järgmine on tuline igatsus eesti keeles, eestikeelses tõlkes on igatsemine. See on siis üks meeleparanduse viljadest, tuline igatsus. Ehk igatsus on palve taga olev tahtejõud või elu, luues Jumala käest vastuvõtmiseks vajaliku õhkkonna. Ta ütleb, sellepärast ma ütlen teile kõik, mida te palute ja anute. Uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. King Jamesi tõlge ütleb, sellepärast ma ütlen teile kõik, mida te igatsete, kui te palute. Mida te igatsete, kui te palute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Kui palveaeg on elutu, siis võib-olla on küsimus selles, et kui suur meie igatsus on asjade järgi, Jumala asjade järgi või selle asja järgi, mida me soovime saada Jumala käest. Meeleparandus toob kaasa tulise igatsuse ka Jumala asjade järgi. Selles ka, et mida rohkem, mida suurem on meie igatsus, seda elulisem või väge täis on ka meie palveaeg. Sest kui me igatseme Jumalalt midagi ja me teame, et see, mida ma igatsedes palun, ma saan tema käest, ma ju lähen täie julgusega siis Jumala ette ja palun ja usun, et see, mida ma palvetan, see, mida ma igatsedes palun, ma saan. Ja kui minus ei ole ülekohut, minus ei ole pattu, minus ei ole andestamatust, ütleme, mitte midagi ei ole minu ja Jumala vahel, siis kui tuliselt ma võin igatseda, väljendada oma igatsust. Aga üks on innukus või innukas ja entusiastlik olema. Et siin on üks Johannese 2:17. Kui Jeesus ajas neid rahavahetajaid pühakojast välja, tuli ta jüngritele meelde, et on kirjutatud püha viha ja New King James tõlge ütleb innukus, püha innukus sinu koja pärast sööb mind ära. Ja Jeesus käskis leigel kogudusel olla väga hoolas ja innukas. Väga hoolas ja innukas, ütles. Ja innukus väljendub ka selles, et kas ma otsin õigust kõikidele osapooltele, kui ma olen millegagi eksinud. Ma otsin innukalt loomulikult andestust, aga ka seda, et keegi minule andestaks ja mina andestan. Ilmutuse 3:19 üks tõlge ütleb, ma noomin ja karistan, juhendan, distsiplineerin, kasvatan, õpetan kõiki, keda ma armastan, ole siis väga hoolas ja innukas ja paranda meelt. Ole siis väga hoolas ja innukas ja paranda meelt. Nii, ja viimane on meeleparanduse vili on
kättemaksmine või siis eesti keeles karistus. Ehk siis ka mõneti valmisolek süüdlasele, see ei ole nagu karistust määrata, aga see on nagu vastutuse võtmine enda tegude eest. Ma võtan vastutuse enda tegude eest, ma näitan tegudega. Kas siis ma palun andeks või ma pean kellelegi midagi heastama? Et ma väljendan oma suhtumist sellesse teosse, väärteosse oma tegudega. Jah, see võib olla andeks palumine või ka muul poel siis vale teguviisi tagajärgede heastamine. Ja Jakobuse 4.7 ütleb siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Et kuradi vastu meie suurim relv on alandumine Jumalale ja olla sõna tegija ja püha elustiil. Sest Jumal on kutsunud meid pühad olema. Et need on tegelikult need jumalikud kvaliteedid või siis need meeleparanduse viljad, mis tõeline ja südamest tuleb meeleparandus meis esile peaks tooma. Ja mida Jeesus ütles, et me peaksime esile tooma endast. Neid loomuomadusi ei saa jäljendada. Need on need, mis tulevad puhtast südamest, puhtast ja tõelisest meeleparandusest esile. Ja Jumal kutsub oma lapsi pühale elule, puhtale elule. Sest ta ütleb Hebra 12.14, et me taotleksime pühitsust, sest ilma selleta ei saa ükski isandat näha. Ja pühadus on tema armutöö, mitte meie lihatöö. Sest kui me proovime oma lihas saada pühaks, siis me võime saada lõpetada käsumeelsuses. Aga tee pühaduse juurde on enese alandamine meeleparanduses. See on see viis, kuidas ma saan või leian ennast teel pühaduse juurde. See on see läbi meeleparanduse. Ja Jumala sõna ütleb, et alandlikele ta annab mida? Alandlikele ta annab armu. Ja arm on see, mis teeb meid võimeliseks käima selles, mida tõde meilt nõuab. Arm on see, mis teeb meid võimeliseks käima selles, mida tõde meilt nõuab. Ja alandlikud saavad armu. Nii et meeleparanduse palve on siis see teekonna algus ja kuhu me välja jõuaksime, on need 7 punkti siis, mida me peaksime esile tooma selles, kui me teeme selle tõelise pöördumise, meeleparanduse, mis muutub meie elustiiliks. Et Jumal on kutsunud üles meid kandma tõelist meeleparanduse vilja ja olema andestajad, nii nagu tema on andestaja ja püüdlema oma elus pühaduse poole ja taotleksime pühadust nii, nagu tema on püha. Amen.